kas te muna sööte? Mina küll söön. Ma söön ka. Aga seekord ma võtsin siia siis kaasa lausa mitu muna, aga mitte selleks, et teile mugimisega hommikusöögiisu tekitada, vaid hoopis selleks, et teha üks lõbus munakatse. Nonii, mis on meie ülesanne? Muna näete. Paneme selle muna siia pudelisse. Ei taha suugi hästi siia mahtadega minna. Proovi sa natuke. Proovime. Noh, kui ainult jõudu kasutada, siis läheb, aga muidu mitte, täitsa õige. Jah, no nii. Aga kui jääb puudu jõust, siis tuleb appi hüva nõu. Teeme väikse tüki paberit. Paneme selle põlema. Siit otsast sisse. Ja muna järgi. Nagu näete, pumpsti. Väga lihtne. Kas pole? On. Aga mismoodi... Mis seal toimus? Kuidas munapudelisse läks? Äkki proovid ise ka. Proovi. Muidu me ei veena võib-olla televaatajaid ära. Jah, et võib-olla siia mingi füüsik teeb mingisuguseid pookust. Saan jälle... Nii. Näpp ära põleta. Ja pane muna järgi. Loosti. Muna oli natuke suurem kui pudeli kael, sellepärast läks katki lausa. Aga mis siin siis toimub? Tegelikult on see õhu ja gaaside üleüldse väga üldine omadus. Kui need kuumutada, siis nad paisuvad, kui nad jahtuvad, siis nad tõmbavad kokku. Kui me panime siia põleva paberi sisse, siis me kuumutasime selle õhu ülesse. Ta paisus, tuli siit suures osas välja. Kui paber ära kustus, õhk hakkas jahtuma, tõmbas kokku, siin tekkis õrendus ja siis juba väline õhurõhk pressis selle muna lupsi siia sisse. Nii lihtne see siis ongi. Aga kuidas seda muna siit seest kätte mul tekib samasugune küsimus, kui ma tahan seda pudelit maale viia vanaema juurde, kes võiks sellesse panna näiteks maitsvat mustsõstramahla, siis sellist pudelit ma ei saa talle viia. Täiesti õige. Aga äkki proovid seda muna siit kätte saada? Sinu juhistele vastavalt iga mis sa arvad, kas nagu võiks seda munasid üritada välja imeda või välja puhuda? Üks võimalus üritada noaga sonkida, kuni ta siukseks pudruks läheb. Siis jääb meie ilusast hommikusöögist väga vähe vist järgi. Ja see oleks ka intelligentne katse, aga anna õpetussõnad. Tundub küll väga selline loogiline, et võiks ju välja imeda. Aga targad inimesed räägivad, et hoopis kasulikum on puhuda. Nii et proovi. Kui kõvasti ma pean puhuma see pudelisse? No nii kõvasti, kui sa jõuad. Ja muna hüppab teile lausa suhu. Tuligi koos selle paberiga, mis seal ümber põlenud oli. Nii lihtne see ongi. Et muna pudelist välja puhuda. Kunagi oli üks laul ka panen pudelisse, muna see on nüüd leidnud kinnitust. Just. Aga võib ka mingeid muid asju üritada siia pudelisse panna. Õhupall. Hoian. Paneme väikse tüki paberit jälle põlema. Ja vaatame, mis juhtub. Nii. Natuke vist. Peaaegu siiski. Aga peaaegu. Kätte on seda nüüd hoopis raske siit. Ei tule. Hoopis raske saada. Kas selle peab nüüd katki tegema lõppkokkuvõttes? Ehk me suudame punnitada, me saame siit juhu välja lasta. Okei. Aga mis sa arvad, miks see tuli siin ära kustub? Need paberit on veel küll, aga... Sellepärast, et hapnik saab otsa pudelis. Täiesti õige. Kõiksugused põlemisprotsessid, kaasa arvatud need, mis meie sees olevaid toitained energiaks muudavad, vajavad ju hapnikku. Kui me siia selle korgi ette paneme, siis see hapnik põleb ära, muutub süsihappegaasiks ja tuli kustubki. Nonii, kas sul, Toomas, nüüd sai küll selline väga munaderohke teema. Räägid ju varsti meile vist midagi kuldmunadest. Jah, ma just tahtsin seda ka öelda, et me teeme täna saates kuldmunadest juttu. Peaaegu samasugused anti seal, et need olid natuke praetud, need olid natukene teise kujuga. Aga me tõmbame vist siit oma füüsikaminutitele jutti alla, saan mõjeti aru.